Nii, minu nimi on Kris Kärr ja mõtlesin, et teen siis esimese sellise koka video, täiesti freestyle'i ja proovin siis teha seljankat sellest. Kuradi ma rõngupagari kuradi seljanka põhjast. Et panen enam-vähem asjad siia valmis ära. Siis ostsin talupoest ühe põdrasuitsuvorsti. Et teeks selle ka siia, paneks potti ära. Varasemalt mulle juba on siuke sibul siin õliga ära tehtud, pehmemaks läbi praetud. Ja järgmisena panekski siis nii-öelda selle põdrasuitsuvorsti, kus siis mahlad tuleksid välja ja tuleks ka sellist suitsust maitset rohkem sellesse seljankasse. Et enam-vähem sellised kuubikud, üks siuke latt, ütleme selliseks 5-6 ja kerged siuksed kuubikud. Olen käinud ka 2 kuud Koka koolis, pidin paberid välja võtma, kuna finantsilised raskused olid ja siis teen vabakutselisena sööki. Siin on mul vesi, et panen keema, et siis pärast on lihtsam peale panna. Muidugi jah, et siin, kuna ma seadistasin seda kaamerat, näete ikka, seadistasin kaamerat, siis vahepeal see potikene mul jahtus maha, et tegelikult oli plaan ikkagi esimesena see vorstike panna, sealt tuleb seda rasva ja siis saan kohe sibula panna, siis sibul ka selle rasva sees ilusti praeb ära ja siis lõpuks see supi põhi. Aga mis näitab tegelikult ära kõige paremini, kas seljanka on nüüd valmis või mitte, on see, kui ma panen nüüd selle kooritud kartulikuubikud sinna ja kui kartul on pehme, siis on supp ka valmis. Et ega see seljanka põhi ise kui selline on ikkagi juba eelvalmistatud. Ja nii lihtne ongi. Ja muidugi tuli ka täna isu kuulata sellist artisti nagu Marju Kuut, kes ei ole veel kuulnud. Põhimõtteliselt kuulub Eesti sellisesse top 10-sse läbi ajaloo artistidest. Kahjuks ta on meie seast lahkunud 76-aastasena Rootsis. Aga tegemist oli tõesti väga karismaatilise ja hea artistiga. Ja isegi Funk Embassy albumilt on üks lugu. Panen peale selle. Oi, see on hea lugu. Üksi, kuid vabana. Üksi, kuid vabana. Niimoodi, samal ajal potis juba ikkagi ka sibul ja vorstikene praksuvad. Terve inimesena, miks mitte juua ka magneesiumi värskat, et ütleme niimoodi, et minu Eesti lemmikvesi. Ja ka pudeli peal on kirjas, et tegemist on aastatootega, et magneesium aitab hea meil taastuda ja aineid paremini organismis transportida. Jube hea rüübe. Et ega minu põhilised joogid ongi see magneesiumi, vesi ja piim. Need on põhiasjad. Oi, kutsi, kuradi piimakannu, kuradi see tuli ära raisk. Kuradi kapp on piima täis kõik. Nii. Otis siit veel kraban välja, mis ma siit täna veel ostsin ja seljanka sisse läheb, on kindlasti küüslaugu kurk. Siis ma veel võtsin sellist Itaalia mingi toad, seda ma tegelikult pigem hommiku omletile sõimas olla. Ja ütleme niimoodi, et tänasesse õhtusse ka paar sellist toredat sõbrakest. Mõtlesin, et panen 5 minutiks kuradi sügav külma ja siis kuradi proovin siukest kangema õllerüübet ka. Väike kuradi kala, seda ka ma supi sisse kindlasti ei pane. Aga siit ma juba kuulen, et toit juba praksub. Reisi läheb ka varsti keema. Sidrunit on ka hommikul kohe hea. Tervislikku sidrunivett juua. Mõnus tume šokolaad kirsiga, kes sellest ära ütleks, onju. Ja siin on ka kartoofelit, et tulebki nüüd tegelikult järgmisena kartulit hakata koorima. Ma tõmban siin samas pliidi ees kohe. Et saabki see samma voobikotti kohe kuradi sisse panna ja kurat, tegelikult siin on üks hea karp mul.
mis ma kunagi tegelikult Coopist ostsin, mingi odav selline kaanega see, kuhu tegelikult on hea. Ja ta on külmakast, aga tegelikult siia on hea mingi tolne prügi ausalt öeldes sisse panna. Et tal jääb see gaas ilusti kinni, need mul siin Poola magneesiumit veel jäänud. Ja siia ongi tegelikult hea kartulikoorja panna. Kõik, noh, mis see haisema läheb, noh. Kõik mädanev kraam läheb sinna sisse, noh. Nii, aga mul on nüüd kartulikoorimisnuga vaja, on ju. Ja võtan oma vana kuradi kutsekooli Itaalia kuradi nugade komplekti lahti ja võtan siit korraliku kuradi väitsa välja ja hakkan kütma. Täna tegelikult, noh, võiks nagu mingi sorti istumisalus ka olla, et nagu vanasti ikka vanaema oli, et ai, kurat, jälle peab kartulit koorima. Et, noh, töö käimana ja nii käibki. Koorid seda kartohvelit siin ja ega õnneks mul noh, teda väga palju nagu vaja ei ole, on ju. Noh, selline, ma arvan, 6-8 mugulat on täiesti okei. Nii, esimene mugul olemas. Võtame kotist teise mugula. Ja jälle, koor langeb siit kartuli pealt ja juba kuulen, et ega see supi nii-öelda algne põhi, kus on siis põdrasuitsuvorst ja sibul. Et need on ikkagi juba päris mõnusalt seal pragisemas ja olen valmis kohe ka uude etappi edasi minema, milleks siis on see, et selle supi põhja lisan siia juurde ja lasen ka sellel siis siin mõnda aega podiseda. Vaatame, kas mul siin sahtlis leidub ka mingid head vahendid. Ja näete, saan ilusti selle siin potis ära segada ja korralikult selle läbi segada ja iseenesest kannus olev vesi on ka ära podisenud. Lasen sellel tegelikult siin veel omakorda olla. Mul on siin gaas ka peal. Et las ta veel praeb. Mulle alati meeldib, kui asjad korralikult pruunistuvad, saavad sellist natukene kuuma šokki, et siis tuleb ka toiduainetest paremini maitse välja. Siis samal ajal saan veel gaasi võib täitsa põhja keerata. Siit näen ilusti. Ja siia saangi oma kallid kartulikoorekesed panna, et väga hea mõte jah, et sai omal ajal nagu ostetud selle eesmärgiga, et saunas võib olla saunaõlut kaasa võtta, aga ei taha enam ja nüüd ongi, et siin ju on see ideaalne, noh, et olmejäätmetesse visata nii-öelda. Nii, ja marjupuid ka nii kenasti on taustal laulmas, et lausa lust on kuulata. Aga see marjupuidi põhilaul on ikka see, no paneme ühe korra veel. Oh! Üldsegi võiks tegelikult selle Funk Embassy albumi üldse peale panna. Funk. Marjukuut ja Goat album, Funk Embassy, Disco Jazz from Soviet, Parabim Parabum. Sellist vibe ongi täna vaja, jah. Veits sellist post-soviet kuradi funk ja kuradi diskot ja soulina.